Tere tulemast kõigile. Alustame siis tänase webinariga. Pealkirjaks oleme pannud siis Revit Timber Est pakett puidu projekteerijatele ja mina olen Eeva Lomp. Tänast webinari olen koostöös siis Jüri Kliimaskiga läbi viimas ja Arukad süsteemide poole pealt siis mina siin esindamas olen. Arukad süsteemid kui Autodeski siis tarkvarade maaletooja ja siis koolituspartner. Oleme meie seda Reviti lokaliseeringu projekti, kui nii võib öelda, palju aastaid juba eest vedanud ja tänaseks on siis meil selline uudis või uuendus või uudne toode, mida hakkame tutvustama, on siis Revit Timber pakett, mis on siis spetsiifiliselt puiduga seotud teemadega ja mõeldud siis puidu projekteerijatele. Nii et enne kui ma Jürile sõna annan, kes on selle paketi koostaja, väljamõtleja ja looja, siis ma räägin sissejuhatuseks mõned teemad, millega me siis selles projektis tegelesime ja veidi sellest projektist lähemalt. Ehituse e-hüppe projektiga oli tegemist või on tegemist. Nimelt siis perioodil eelmise aasta märtsist kuni selle aasta märtsini me viisime siis ellu ehituse e-hüppe sellist projekti, kus me osalesime siis sellises toetusmeetmes, kus panustasime siis siseriiklikusse arendusse sellega, et me siis koostasime Revit tarkvarale Eesti lokaliseeringu paketi ja siis spetsiifiliselt suunatud puiduprojekteerijatele või puitmaja tootjatele ja see pakett on valminud siis Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu Next Generation EU toel ja selline siis see Euroopa rahastusprogramm, mis toetabki just innovaatiliste digitaalsete tööriistade siis arendamist ja kasutuselevõttu. Ja selles asjas me osalesime. Meie eesmärk oli, et arendada siis Revit tarkvaraplatvormile Timber Est pakett just siis Eesti turul tegutsevatele puitmaatootjatele ja puiduprojekteerijatele, mille abil oleks siis lihtsam üle minna BIM-modelleerimise tehnoloogiale, et paljud kasutavad AutoCAD-i või muid tarkvarasid, aga siis see esimene samm, et oleks lihtsam astuda Revit tarkvara minemise suunas, ei ole tegemist sellise nagu ülimalt keeruka asjaga, vaid just selline, mis on mõeldud siis Revitiga alustavale ettevõttele, et oleksid nii-öelda baasasjad paigas ja sellest kõigest muidugi Jüri räägib juba täpsemalt. Ja Revit Timber Est pakett siis võimaldab kogu selle ehitusinfo koostamise tööprotsessi kiirendada ja hoida siis kokku aega ning seeläbi siis lõpuks ka koostada kvaliteetsemaid 3D mudeleid. Ja selle projektiga, kes on juba rohkem kursis olnud, me oleme kuu aega või natuke vähem tagasi tutvustanud juba eelmisi mooduleid. Nimelt selle projekti käigus valmisid meil siis Autodeski Revit tarkvarale Timber Est selline põhimoodul, mis oli siis spetsiifilise puitmajade projekteerijatele mõeldud ja siis need 4 lisamoodulit arhitektuursele, konstruktiivsele, tehnosüsteemide ja elektrisüsteemide moodulile. Et iga nii-öelda moodul on eraldi võimalik kasutada, aga nii-öelda üks ei välista teist, et kes kasutab ühte, saab kasutada lisaks ka teisi mooduleid, et need on kõik nii-öelda kättesaadavad tänaseks ja kasutatavad. Kes on rohkem huvitatud nendest teistest moodulitest, siis ta võib minna Arukadi kodulehele ja on olemas meil siis eelmise webinari salvestus seal kodulehel üles laetud, kus me tutvustasime siis kõiki neid lisamooduleid, mis seal sees on. Näitas kõik spetsialistid päris põnevas ettekandes, kuidas neid mudelites kasutada saab. Nii et see on siis kodulehelt meil kättesaadav ja täna siis me räägime sellest samast uuest paketist, mis on nii-öelda eraldiseisev ja eraldi sellise suunitlusega just siis spetsiifiliselt puidu projekteerijatele. Nii et selle nimetuseks me oleme andnud siis Revit Timber Est pakett. Ja ega ma nagu rohkem siit ette sissejuhatuseks ei mainigi, põhiasjad on üle öeldud. Kui siin vahepeal tekib meil küsimusi, siis me võime kasutada chati akent
ja kirjutada oma küsimused chati sisse. Ja siis, kui Jüri on oma esitluse ära teinud, et siis võtame kõik küsimused ette ja saame need rahulikult nii-öelda läbi vaadata. Nii et praegusel juhul ma annaksin siis sõnajärje Jürile ja kui ta on juba oma asjad ära tutvustanud, siis ma räägin rohkem juba sellest litsenseerimise võimalustest ja koolitustest samamoodi. Nii et ole hea, Jüri. Minu poolt, et jah, nüüd siis olen siis sellest ennast mässinud, et siin natukene jagan siis oma seda nii-öelda, mis me oleme teinud tavaliselt. Aga jah, see pakett on mõeldud niiviisi, et ta ei ole ainult puitmaja tootjatele, et ta on ikkagi selline suhteliselt laiale ikkagi spetsiifiliselt, et ma panen siin pildi ette, et ühesõnaga jah, et mis on nagu, mis meil nagu lähtusime, oligi see, et meile, kuna meile tulebki hästi palju tuleb arhitektuuri, tuleb ka väljastpoolt, siis me enamasti peame seal kõik ümber tegema. Et nüüd seda natukene vähendada, et siis ongi sellised mõningad põhimõtted siin uuesti tehtud. Et meil tegime siin mõned näidisseinatüübid, mida saaks kasutada välisseint ja selle siis oleme kasutanud selliseid traditsioonilisi lühendeid, et EV on external wall, korterite vahelised seinad IPV, internal party wall ja siseseinad IV, noh, seal, kes tahab, võib veel load bearing või not load bearing juurde panna lisada, aga ütleme jah, et meil praegust nüüd ütleme sellel näiteks seina või põranda tüübid, mis siin on nüüd tehtud, nendes me oleme kasutanud nüüd täispikka nime. See esimene number näitab, kui paks ta kogu selle seina paksus on, aga see on siin, igaüks saab seda reneimida või mis iganes teha oma firma siseselt, kui selle kasutusele võtab. Nüüd, mille vastu eksitakse hästi tihti, on see, et core boundary on pandud, põhimõtteliselt kõik istuvadki core boundary's ja ütleme, et see pakett on nagu rohkem mõeldud selliseks aluseks, et see, kui need puitmaja tootmisega tegelevad firmad, et mis iganes tarkvara nad kasutavad seal Reviti põhiselt, HSP, AGACAD, VMF või mis iganes pealisehitusi. Et siis tegelikult kõik need eeldavad ikkagi seda, et see põhistructure on üks kiht. Et need ülejäänud on, noh, võib täitsa minema visata, kui ei ole neid vaja. Et need on nagu mitmekandvad kihid ja need tegelikult suurt ei määra osades programmides. Aga see on nagu see põhiline asi, mille järgi siis joonduvad ja saab panna kõik asjad paika ülejäänud. Et see on siin nüüd tehtud ära, siis teine asi, mis ongi, et kui nüüd tehakse see mudel, siis tavaliselt see kontrollitakse, enamus ikkagi tegelikult vaatab ja hinnastab seda ka üle igaks juhuks, sest teinekord see esialgne hind on selline puusalt tulistatud. Et siis meil on tehtud ka spritsid, mida siis kasutada. Kuna nüüd Revitil on üks selline totter asi, et ma võtan siit suvalise selle seina, et edit type, et siin on küll ilusti materjalil on paksus, siis reaalselt on see, et seda paksust on võimalik kätte saada alles siis, kui see mudel on partsideks lõhutud. Aga partsideni ma jõuan tavaliselt oma projekteerimise käigus ikkagi suht seal lõpupoole. On mõistlik partsideks teha, kui üldse. Et see sõltub nüüd programmist, et mida kasutatakse edasises ehituses. Et siis saaks neid kätte. Nii et me oleme enda jaoks lahendanud selle niiviisi, et me kasutame materjali nimest paksust.
et sel juhul me ei pea esialgses etapis veel seda puruks lõhkuma mudelit, vaid meil on ta täiesti normaalne tavaline arhitektuurne mudel, mida me saame siis hiljem, me teeme tegelikult sellest ka siis eraldi mudeli strukturaalmudel, kus siis puhastame veel seda ära, lõhume kõik need lingid ära või need nii-öelda join'id seal, et kui seal mingit tootmist või seda, aga ütleme, et see esimene etapp on meil ikkagi arhitektuurse mudeli baasil. et noh, mul on praegust siin Exceli tabelis on ruutmeetrid, on pandud siia ühikud ka, et area ja see on nagu juurde pandud, aga ütleme, et kui nüüd eksportida, siis võib-olla on kasulik see unit siit lihtsalt maha võtta. Ja Excelis ka, et ta tegelikult, kui nüüd Revit siin seda Excelisse viib, siis Excelisse CSV fail sisse importida, siis ta teeb selle, ta on esialgu tekstina, tekstinumber, et ta ei ole selline, mida saab summeerida või niiviisi, et siis ma kasutan lihtsalt Excelis on tavaline valem, value ja siis see veerg ja siis ma pärast koopin selle lihtsalt üle, et võib teha mingisuguse makro ka, aga põhimõtteliselt siis ta muudab teksti numbriks. Et niiviisi ma saan need summeerida, et palju mul puitu või noh, ütleme puitu ma veel kohe kätte ei saa, et puidu ma võtan, meil on tavaliselt see, et vill ja puitkarkass, paksus ja siis ütleme, et puidu osakaalu ma arvestan tavaliselt 20–25% kuskil sellest mahust siin. Nii, no, see on siis selle materjalide poolt. Et mille vastu veel on siin hästi palju eksitud on, kuna me teeme hästi palju erinevatele firmadele, siis aknad ja ütleme, uksed on alati on selline teema, et kust kohast mida nüüd nagu mõõdetakse. Ja siis me oleme siin teinud nüüd selle aknade rõduuste faili niivis, et sellel see sill on ikkagi on sill, mitte ütleme see akna lengi alumine serv, mitte et see akna ava alumine serv. Sest kui ta on maani, siis ta läheb seal miinusesse, et siis meil vastavalt sellele, et see aknaleng ongi siis SH on meil praegust pandud lühendina 900, et see näitab siis sealt. Akendel on pandud ka, kui on avatav osa, siis me näitame ära avatavused, et saab igaüks saab kinni panna, kui ei soovi. Aga see on ka teinekord on arhitektuuris on joonistatud, et need aknad käivad selliselt lahti, et ei saa aru. Või siis kas või kontrollida, et mis käelisus või see on. Nüüd uksed on põhimõtteliselt sama teema. Uste familitele on pandud juurde ukse käepidemed ja nii akendel kui ustel on olulised ja ülemised plekid välisustele või need, mis välisustel on plekid all ja üleval ja akendel ka all ja üleval on plekid pandud, millest siis põhimõtteliselt võimalik saada ka siis juba selline nii-öelda pleki kujujoonis. Siis garaažiuks on üks lisatud, sest sellel on ka enamus tootjaid ei näita, et kuhu kaugele ta sisse läheb ja tihtilugu on ventilatsioonitorud jooksevad siit mööda. On täiesti sellised juhtumid ja uks ei saagi lahti käia kuidagi, kui ei oleks õieti või nii-öelda, et ei ole nagu selle peale me pandud. Et see on nagu selline avatäidetega. Et avatäidete puhul me oleme loobunud igasugustest nendest fancy'dest
profiilidest, et igal tootjal on oma profiilid, neid kui vaja läheb, siis ainult näitame 2D sõrmejoonistel. 3D-s me seda ei mudelda, on tavalised rectangle profiilid. Et see aja jooksul on lihtsalt saanud selgeks, et ei ole mõtet teha kõiki jõnkse, et see 3D mudelis välja ei paista. Kunagi me proovisime teha kõiksugu tootjate kaupa siin akna ukse family'sid ja see läks nii kirjuks, et ei olnud enam mõttekas. Nüüd peaks siis mis on nüüd siia juurde lisatud, oleme pannud ka talad, ütleme, et me algul joonistame enne kui mingi selle puiduspetsiifilist programmi kasutada, et enne seda saab eeltööna teha oma nagu taladega need põhiasjad ära ja saabki ja postidega, et saabki siis need pärast välja võtta. Et nii postide spetsifikatsioon kui ka siis alad, et pikkused, laiused, kõrgused, mis tükki, kõik see on nagu siis tavaline selline töö, et selle jaoks ongi, et noh, põhimõtteliselt et raha kokku hoida ei ole vaja igale ühel seda nii-öelda täiskomplekti kõiki neid sohte, et see esialgne töö, mis võtab tegelikult päris palju aega, et see tegelikult saab teha tavalise Reviti family'te ja nendega ära. Ja siis, kui see on tehtud, meil on kliendiga kõik kokku lepitud, siis alles on mõistlik hakata tegema elemente ja neid, et siis on, noh, ütleme, saab hoida natukene aega kokku, et senikaua saab juba järgmist maha teha. Nii, siis on meil tehtud igasuguseid kinniteid, polte, mis on ka kokku loetavad, liiteid, metallliited, postikingi tõstetud sisse, tavaliselt neid kruvisid, et mida on nagu tavaliselt ka, et vaja, et oleks nagu noh, ütleme mudelipõhiselt kokku lugenud tavalisi neid selliseid igapäevaseid ABS või selliseid tavareakruvisid, neid nagu ei ole, aga ütleme, et see on meil siis siin praegu siin joonised, mis siin on, et need on siis kokku loetud selliselt. Nüüd hästi palju aega või ütleme, et noh, päris tihti oleme või algselt oleme ikkagi tegelikult olnud nii, et me mudeldasime Revitis selle mudeli ära, aga kuna neid töövahendeid ja neid ei olnud esialgu väga palju, siis me tegimegi 2D sõrmejoonised enamasti AutoCADis. Et nüüd on see, siin panimegi siia paketti nüüd nii palju kui mõningaid neid ka 2D detailide joonistamiseks mõeldud komponente, nii puitu kui laudiseid kui muid selliseid asju, et oleks lihtsamalt alustada võimalik, et nii nurgikuid, talakingasid, kruvisid, et põhimõtteliselt on jah see, et sel Revitil on see, kui hakatakse nagu joonistama või neid sõlmi ja neid, et siis tihtilugu, noh, ütleme,
siin on, ta peab olema nii, et ma võtan selle mudeli alla, ma joonistan sinna peale selle sõlme, aga nüüd jah, et ma ei saa kasutada seda mudelit, ma pean kõik selle need tegelikult üle joonistama, et noh, sisuliselt sama, mis AutoCADis, et ma joonistan üle, sest muidu, kui keegi mudelit lõhub või muudab midagi, siis ta kustutab seal osa asju ära, et ta küll teatab, et jah, nüüd ma kustutasin mingid mõõtketid või mingid viited ära, aga et mida ta kuskil tegi, et noh, see on nagu selline, jääb pärast avastamisrõõmuks, et tihtilugu on need sõlmed tuleb ikkagi teha keset juba tööprotsessi, et ja kui siis mingid mõõdud või need ära kustutatakse, siis on nagu päris selline suur nagu jama, et okei, et jah, et nüüd mul on omast arust on sõlm on valmis tehtud, aga pärastpoole on mõõtkett või viited puudu kõik, et, et sellised nagu trikid on siin veel. Ja ega siin väga palju jah, muud ei olegi, et mingisuguseid tähiseid ja kõiki neid on siin üht-teist on tehtud. Jah, et selline lühidalt oleks selline, et vot jah, tegelikult TVG ekspordi faili tegime ka üle, et see lihtsalt, et need TVG eksportfailid, et oleks võimalik kõik seinad või tähised oleks tag-liidetega või ID-liidetega on kõigil tähistel taga, et saab AutoCADis, kui on tehtud eksport AutoCADi, siis ma saan sealt välja filtreerida. samas kõik mõõdud on ka TIM, liidel on alati lõpus, et ma saan nüüd teha puhtamaks joonist, kui vaja, hatch'id on hatch ja siis veel mingeid selliseid väikseid muutmisi vist, et sihuke ka, et enamus on musta ja musta-valge nii-öelda, et musta-valgega enamus põhijooni ikkagi tegelikult üritatud jätta. Et see oleks selline lühitutvustus, mis siin on, et annaks sõnajärje Leevale tagasi, Mhm. et loodan, et oli abiks. Ja tänud, ma korra veel siis jagan ekraani ja räägin natuke siis sellest veel lisaks, et kuidas toimub, kui kellelgi tekib huvi, et hakata kasutama seda Revit test paketti ja tahaks katsetada, proovida, kuidas see võimalik on, siis on siis tegemist kasutajapõhise litsentsiga ja hinnastus on siis selliselt, et üks pakett võrdub siis üks töökoht ja selle hind siis on 380 eurot pluss käive. Kellel veel ei ole Revit tarkvara, sest et selleks, et seda paketti kasutada, on muidugi ka tarkvara vaja, eks ole, siis on tehtud selline kombopakett meil ka, et kus siis üheaastane litsents pluss siis see Timber pakett on hinnaga siis 3150 pluss tegelikult käive siia juurde. Ja kui kellelgi on täpsemalt huvi ja päriselt soovi selle litsentsi siis soetamiseks, siis võib kirjutada revitest@arukad.ee, et saab sealt ka veel lisainfot küsida ja kõike muud vajalikku seoses siis selle Revit Timberist paketiga. Räägin ka veel koolitusvõimalustest, sest et ega ikka on alati on nii, et paljusid asju inimesed enam juba oskame, aga mida me ei oska, seda me veel ei tea. Ja ikka ja jälle koolitusel palju nagu head tarkust saab tarkvarade osas juurde, nii et ees on ootamas meil siis Revit Family koolitus aprilli siin järgmisel nädalal, mis on selliste perekonnaelementidega spetsiifiline koolitus siis. Ja, ja kõik need muud koolitused, mis on siis Revit arhitektuurne, Revit konstruktiivne baaskoolitus ja Revit tehnosüsteemidel on siis sul samuti kuupäevade mõttes aprilli lõpp, mai alguses uuesti tulemas.
ja on meil ka väljatöötamisel siis seesama Revit pluss HSP koolitus, et paari sõnaga Jüri sellest HSP asjast rääkis, eks ole, et praegu me tutvustasime pigem seda siis Revit testpaketti, mis on siis selline baas sisse astumiseks nii-öelda puidu projekteerimises. aga meil on sihikul ikkagist ka eeltöö tegemiseks, et eeltöö. ta on jah nagu selline, et siis saab edasi minna nagu Mhm. ei pea jah ütlema, on nagu jah ütlema, et see esimene osa on see ja siis teine osa on siis selline, milles siis tehaksegi siis konkreetselt seda noh, ütleme teha selle vajalikku joonist või sellist nagu tootmispoolt. Mhm. aga tootmispool sujuks, on vaja teha see eeltöö ka ära, et millega siis nagu kuskile poole vaja jõuda. Just. Sorry, vahele seganud. jah nii et selles osas võib hoida nagu silmad ja kõrvad lahti, kui ühel hetkel, kui see meil välja tuleb, see koolituskava, siis kindlasti selle kohta infot anname, et eesmärk on siin lähiajal see kokku saada. aga infoks lihtsalt veel ka, et seda antud webinari salvestasime, nii et kõik, kes on registreerunud, siis saavad ka emailile selle järelvaatamiseks või kolleegile saatmiseks. ja nüüd on siis see koht, kus me võtaksime ette teie küsimused. kui sul on küsimus, sa võid tõsta ka seda kätt, on ju, ja siis ma saan võtta siit mute'i maha, et saab juba oma siis mikrofoni rääkides küsida. kui sa ei taha rääkida, siis võib kasutada ka seda chati akent ja panna oma küsimus lihtsalt siis kirja. nii, Aleksei, ma võtan sul maha mute'i ja nüüd sa saad vist iseendal ka maha võtta ja sa võid rääkida. No, tere, Silvester tervitus. Aleksei siinpool. Nii, mul on selline küsimus selle Revit testi puhul. Kas on sellele Family't tehtud sellised ka, et kargassipostid ja vööd, igasugused talad, kaldtalad, mingisugused sellised asjad? Need on põhimõtteliselt, need tulebki sellesama tala ja piimiga saab teha nüüd neid, et selles suhtes me seda karkassiposti eraldi ei ole, et mis sinna seina sisse midagi genereerib, et see ongi, et see genereeritakse juba järgmises nii-öelda, et mis nagu projekteerimistarkvara elementide või selle projekteerimiseks kasutatakse, et seda kasutatakse seal. aga näiteks rõdupostid ja kõik see, mis on arhitektuurses nii-öelda on vaja ka esitada kuskil, et need on siia nagu lisatud, et nendega saab, need ei ole nagu, need nagu ühilduvad selle järgmise etapiga ja siis saab selle eeltöö lihtsalt ära teha, et näiteks ütleme, mul on rõdupostid või niiviisi, mis on vaja ka kokku lugeda, aga tavalist karkassiposti, et seda ütleme, et jah, ei saab põhimõtteliselt joonistada nende kõigi asjadega, aga ei ole nagu mõistlik, et selle jaoks ongi need igasugused HSP-d, AutoCAD-id, VMF-id, et mis iganes programmi kasutada, et Tähendab, et postid, kõik see praegu tehakse lihtsalt Reviti oma standard praegust on Reviti oma, jah, seal tööriista. postidel on pandud igasuguse lõike võimalused ja sellised on pandud juurde nüüd. Päris Reviti oma post ei ole. et mul on jah seal ikkagi võimalik, et seal, kui on vaja esitada mingisugused lõiked, et need on juurde tehtud. ja et ta siis saaks ka sinna spetsi selle pikkuse nagu kirja nagu vaja. Ja siis ehitusmaterjalid, mis on seal library's, kas nad sisaldavad ka muu info, mitte ainult nimetus, vaid soovisjuhtivus ja mingid, ma ei tea, tugevused või kaalud ja ma olen selles suhtes vist on korra nii ja naa, et ega seal
kõik nagu kõiki sisaldab, aga ütleme, et see meil vist seda soojusjuhtimist ja seda me ei ole küll sinna lisanud. Sest see on jällegi ka selline, et noh, seal peaks olema kaalutud keskmine, et aga kui palju siis ütleme puidu, villa ja puitkarkassi puhul nüüd võtta, et see on, ma ei, et jah, siin on see, et Revit arvutab midagi, aga see tegelikult päris hästi ei päde minu arust, see arvutus. selge, aitäh. jah, et no seda siin ei ole, et ta nüüd on, et seda arvutada neid konstruktsiooni no, soojapidavust või seda, et see on tavaliselt selle arvutuse me teeme ikkagi spetsiifiliselt vastavalt sellele, kus on noh, ütleme minu arust on seal lubakus või sellised asjad on nagu annavad märksa parema tulemuse või mingid kasvõi Exceliga, et on, kui see Reviti, see, et kui on mitme komponente või see, et see mitte homogeenne konstruktsiooni tüüp, siis Revit seda ei oska arvutada. Nii, saime vist selle küsimuse käsitletud. Kas on kellelgi veel küsimusi? Võib jälle käemärgi kanda, siis ma saan samamoodi võtta mikrofoni lahti. No igatahes praegu paistab, et ei ole tekkinud küsimusi, et ega me siis lõputult ootama ka ei jää. Et sellisel juhul võtame siis webinari kokku ja tänan kõiki, kes olid, kes kuulasid, kes mõtlesid kaasa ja kui siis tõesti huvi on, siis võib võtta meiega uuesti ühendust. See on minu email siin, aga siis litsentsiinfo ja Revit testi siis nii-öelda hinnapäringud ja kõik muud päringud võib saata siis revittest@arukad.ee peale ja sealt saab juba edasi suhelda. Nii et mina tänan kõiki kuulajaid, osalejaid ja loodetavasti siis kuuleme teist peagi jälle ja saame Reviti infot ühel või teisel moel jälle jagada. Nii et aitäh teile kõigile ja ilusat päeva jätku!